Suur aitäh, Silvia, nende imeliste nootide eest ja nagu elus ikka, siis meie poolt on selline hektiline hullu tempoga telesaade ja siis tuled sina ja täidad selle ruumi sellise maagilise muusikaga. Aitäh sulle. Loodan, et see oli maagiline või siis ebaõnnestus nii, et keegi taha kontserdile tulla. Ei, tundib küll, et ikkagi õnnestus ja kõik nagu kogu see nagu mis juhtmed ja kõik need asjad. Aga kas see ei kirjeldagi elu? Nagu just eriti võib-olla vastu jõule, sellepärast, et kõik see ju alati saab valmis kuidagi viimasel hetkel, aga siis ta saab valmis. Ja täpselt selline elu, see on see õige elu, nagu vaatame seda filmi Home Alone. Möll, see jõulumöll, et vaata, et kas kõik asjad kaasa saab, kas kõik tehtud saab ja no lõpuks pärast hiljem me naareme nende katsumuste üle, aga sel hetkel on alati selline... Ja, mis see tegelikult oli, mida me kuulsime ja kuidas sa valid oma jõulurepertuaari või mis üldse on need kriteeriumid, kuidas sa jõulumuusikat valid? See, mis nüüd kõlas, oli Oh Holy Night, see on ka üks mängitumaid ja lauldumaid lugusid jõulumaailmas. On kindlasti neid inimesi, kes ei suuda enam kuulata nagu neid It's the most wonderful time of the year. Eks ole, aga kui sa celloga seda näiteks mängid, seal on hoopis teistsugune selline nüanss kuidagi juures. Aga lugusid valin selle järgi, kus on ikka meloodiat ka, mida mängida. Celloga ei saa räppida näiteks. Võite täiesti kogemata, ma sain natukene vastusega oma ühele küsimusele, mille peale ma hakkasin eile mõtlema, aga ma teadsin, et sa tuled meile külla. Ma hakkasin mõtlema, et kas Silvia Ilves laulab ka? Ja nüüd tuli välja, laulab küll. No niimoodi, et Maskist laulja see saade oli aastal 2022. No seal natuke Maiken koolitas ja jõulukontsertil kui tõesti, ma võtan muidugi ka B-variandi, Plan B. Et kui tšellod üldse jäävad maha näiteks, et siis tulevad lauluversioonid lugudest. Kas nii? Või siis vaatame ümber, et kui mul ikka see jänes jääb sisse, see Ilvese nahkaga jänku süda, et kui ikkagi tunnen, et ma ei ole piisavalt hääl võib-olla, ma ei tea, käriseb või midagi, vaata lauljatel on pidevalt see, et pead hääle lahti laulma, et kui seda kontsertil ka laulda, siis sa tuleb pead 2 pilliga kongu ettevalmistust tegema. Räägime sellist tehnilist juttu ka, et siin praegu on kaadris see elektriline cello, millega sa just ettekasi mängisid siin hommikul kuulajate jaoks, aga plakati peal me näeme, et on ka nii-öelda klassik, et kumb pill kumb, et kumba sa rohkem armastad või et mis nende see erinevus on, võib-olla alustad sellest, et mille poolest üks on teisest erilisem? Ma kindlasti tahaks kontserdil olla mõlema pilliga, et just tuua nende mõlema kummagi instrumendi vahe sisse. Et see päris cello, no see on lihtsalt, see on nii nagu päris klaver. Mis vahe on elektriklaveril ja päris klaveril? Elektriklaver, päris klaver. Et päris klaveril lihtsalt nagu, tal on mingisugune hing ikkagi sees. Puitpillil on võime, ta kuulab sinu musikaalsust, sinu kirge paremini kui elektricello. Elektricello teeb heli elektri kaudu, eks ole. Aga no vaata, kui kihvt see elektricello välja näeb ja seda jõuluturul esinemist. See on nii tore kogemus. Sa ütled siis seda, et ikkagi põhimõtteliselt sinu jaoks ka on, et kui on vaja, ma ei tea, mis see võrdlus siis võiks olla, et kui on vaja küsida nõu, siis ikkagi pigem Romi, mitte ChatGPT, et üks on ikkagi inimene, kes oskab sulle nõu anda ja kuulata sind ja teine on masin, mis ikkagi annab lõpuks masina nõu. Ma olen kuulnud, et mõned artistid või mõned sellised loomeinimesed kasutavad seda AI-d või neid seda süsteemi, ma olen selles nii võõras, et ma on aega uurida seda. Ja et tasub hakata postitusi tegema mitte südamest, vaid seda ma ei tea, kas postitusi. Ma tean, et mõni võib-olla mõtleb, paneb sinna pildi juurde midagi ilusast, et endale saad sõnad otsa, siis see chat-chip. No umbes selline asi. Kuule, aga ütleme, et jõulukontsert ju pealt näha on ju lihtne. Et seal on ju ette nähtud mingi 20 lugu, eks ju, mille vahet saab valida. 8 aastat konservatooriumis. Eks ju, et aga kui palju sa nagu päriselt mõtled sellele, et millest koosneb seal, ma ei tea, Rõuge kontserdi koosseis või millest Kuressaare, et kas sa kuidagi nagu mõtled selle peale eraldi ka nendeks valmistudes või on ikkagi need jõuluklassikud, mida publik siis alati ootab, et ühel hetkel kuusepuu peab ikkagi tulema? Nii palju küsimusi ja ma tahaks juba vastata.
kõigepealt ma ütlen ära, et Pärnu ja Rõuge ja Kuressaare, need kontserdid ma teen täiesti üksi laval, aga minuga on kaasas minu 2 tšellot, eks ole, ja see on kõige keerulisem üksi kontsert anda, üksi lava täita. Aga ma juba ütlen teile ära, et Tallinnas viimasel kontserdil, kogu see tuur tuleb mul lihtsalt sellepärast, et mul on lihtsalt soov avalikke kontserte anda rohkem. Mul on nii palju eraüritustele ja ettevõtetele esinemist, aga just see, kus saab iga inimene tulla kuulama mind, et see on oluline ja 22. detsember, see tuleb eriti kulukas kontserdiõhtu, sest et juba ainuüksi helitehnikat läheb rohkem, sest ma kutsun sinna oma mõned õed, kes olid nõus liituma minuga ja pojad, siis tuleb selline hästi põnev sümbioos kokku. Õed, minu 2 kallist õde ja 3 poega laval näiteks. Et see on 22. detsember, see kontsert on minu jõulukink, mida ma endale teen. Ma tahaksin natukene ka võib-olla küsida kogu sinu aasta kohta, aasta 2025, et ma ise vaatan kõrvalt puht lugejana või meediatarbijana, et sa oled kogu aeg meedias, iga sinu samm huvitab inimesi, aga mida sa ise sellest tegelikult arvad, et kas sa kuidagi naudid seda tähelepanu või? See on selline tüüpiline arvamus, nii nagu kuskil Põlvas kuskil maakodust diivanil lösutav mees õllega kommenteerib, et Silvial on, ma ei tea, need dissid ei ole õige valik või mis iganes kommentaarid tulevad kuskilt, et kritiseerima, kas ma elan hästi või halvasti või õigesti või valesti. Mina julgustan inimesi rohkem iseendale elama, rohkem oma ellu investeerima. Ja see ongi see, et kuna ma ei jõua teiste inimeste elusid jälgides, mul on endal nii palju toimub, mul on elu hullem kui Home Alone, see päriselt. See on 5 poissi täna hommikul läksid kooli või lasteaeda 5, sest mul elukaaslasi on ka 1 poiss ja siis meil on 5 kassi, 2 koera, meil on 1 + 1 = 12. No. Aga ma just mõtlesin teha kaupa, siin üks ajakirjanik küsis, et Silvia, kas me võime sinu Veneetsia reisi pilte jagada? Palun, kas me võime? Ma ütlesin, et ei. Ma ei luba seda jagada, see jääb minu sotsiaalmeediakontole, et või siis olgu, kajastage siis minu jõulutuuri. Et no, ma tahaks püüa nagu seda muuta, et ajakirjanikega tuleb nagu kaupa teha. Ma olen õppinud kauplema. Ja üks asi, mida ma ikkagi pean küsima, ma ei tea, kas sa oled kursis või kui palju sa oled kursis, aga on internetisait, mis loenduriga loeb päevi, mil Silvia Ilves või kui kaua Silvia Ilves on olnud vallaline. Kas sa tead sellest ja mida sa arvad sellest? Ammu tean juba siis, kui loodi. Mis sa arvad, et mul lähedased, tuttavad sõbrad neid ei jaga mulle? Neid tuleb igalt poolt uksest ja aknast. Vahel nad jagavad nagu hirmuga, et appi Silvia, mis kommentaarid siin on, et mis kajakad seal olla. Ma olen nagu praeguseks nagu nii paksu nahaga, mul see pole näha välja, aga kõige rohkem mul läheb korda see, mida minu lähedased minust arvavad ja minu ema, isa, õed, pojad, elukaaslane ja kui seal on kõik hästi, siis ma olengi kõige õnnelikum. Et jah, see sait on olemas küll, aga ma ei tea, kes selle lõi ja seal on hästi palju valeinfot. Nad on nagu vaata just puhtalt see, et ega ma ei ole jaganud kõike, mõned asjad on nagu jäänud ja see on, ütleme, mõtled see huumorina. No nii on ja Silviat saab ise siis näha nüüd nendel kontserditel, mille kuupäevad ja paigad seal praegu teie ees ekraanil ka, kes tahab siis lasta tšello kaudu enesele jõulutunnet ligi ja tšello kaudu, mida siis Silvia juhendab, helisema paneb, siis saab teha. Tahaks veel seda öelda, et kui keegi tunneb, et pilet on liiga kallis, kirjutagu mulle ja saab tema rahakotile oma see hinna, sest et see kontsertuur ei ole mõeldud selleks, et raha kokku kraapida ja kui see ka miinusesse jääb, see projekt lasta olla, aga just, et saada seda jõulutunnet, ma loodan, et ma suudan selle pakkuda. No selline üleskutse ka siia juurde. Aitäh sulle selle eest. Ilus kingitus.